teen vana käsipumba. Auto on maas, jah. Vähemalt on ilus ilm selle tegemiseks. Me oleme maa-aluses garaažis. Tavaline pühapäev. Saad hommikul kõne. Kas sa sooviksid tasuta autot? Minu puhul täiesti tavaline. Juba 8 selline kõne. Nüüd me oleme, ma ei näe mitte midagi. Ma arvan, et see peaks olema kuskil siin. Mingit siblimist ma seal taga näen. Nagu ikka, olukorrad on ülikitsas. Kuskil parkida ei ole, konna etsime tänava peale. Seal bussipeatusesse, ma loodan, et keegi ära ei pane tuuri seda seal. Ja nüüd me siis üritame leida ühte autot. Täitsa tasuta. Ma ei tea, mis ma teen sellega, mul ilmselgelt ei ole mul seda vaja, aga kui keegi tahab mulle tasuta auto anda, jumala eest, alati tere tulnud. Nii, ja mis ta meil on siin? Opa! Toyota Corolla. Ma olen siukene igipõline optimist, et äkki me saame ta isegi pöörama. Äkki käima. Ma olen 8 aastat seisnud auto ära vedanud. See oli nii, et kui kapotjürstest kõik oli ühtlaselt roostes. Ei saanud aru, kus on starter, kus on keneks. Täiesti mäda lihtsalt. Ja see oli Mazda. Anname täkku, anname talle törtsu kütsi ja siis võiksime valdale. Silepill ju nüüd niiviisi jäetud siia niiviisi seismane. Kui seda autot näes jäisub üksteisruumi väheks, siis vaata video kindlasti lõpuni. Ma muidugi ei kujuta väga hästi ette seda, et ma iga õhtu viitsiksin töölt tulles siia parkida ja ennast kuskilt juhi aknast välja sikutada, et seda ma hästi ette ei kujuta. No midagi põlema ei läinud, see on nagu positiivne, ma ütleks. Niiviisi hõbekandikul tuuaks välja. Kuidagi nendel japsidel oli mul teema selle võtmega. Ma ei näe ühtegi nuppu. Nii, kätte sain. Ta käib ringi, see on hea. Eks see käima saamine oligi natuke optimistlik plaan. Tõenäoliselt oli see 10 aastat tagasi sinna paaki lastud bensiin millegi vaarikamoosi sarnaseks muutunud. See omakorda tähendas, et tuli minna jõumeetodite kallale. Ja kujutage nüüd ette 5-meetrise kolakaga manööverdamist selles katakombis, mis ehitati ajal, kui inimeste arusaam limusiinist oli tõenäoliselt midagi sellist. Nõtkete manöövritega ringi pööranud seisime silmitsi probleemiga, mida me teadsime ette näha. See vist lohises ja teine jälgijad järgi mõtleks lohises ka. Okei, see on mul rohtu. Loomulikult pool rohtu olin ma maha unustanud. Kuradi kvaltsi ei võtki kaasa. Laenuks antud haamer ei ole muidugi nii suur, millistega mina tavaliselt harjunud olen. Kas ainult mulle tundub, et haamrid on miski, milleta ma enam oma videodes hakkama ei saa? Garaažis ruumi nagu löga. See luu käib mingist nupust. Ei. Laht. Alati raskemat teed pidi minna. Isegi see on sile. Mis kuradi asi see on? Mis see on? On või? Ma pole siukest näinki kunagi. Kõvari. Antiik. Midagi püsti või? Nii on. Jääb siis nii. Ma ei tea. No ei onnib. Las ta olla.
Vaatamata isendi luugi viperustele oli ta valmis lahkuma endale 10 aastat koduks olnud garaažist. Oopelist jäi mingi mõnus õliloiks ja maa. Ja siin on hetk, kui ta näeb üle pika aja taas päevavalgust. Oli see vast ilus hetk. Kuna bussipeatuse T-serv ei tundunud sobilik koht, siis sikutasime ta hoopis lähedal asuva poeparklas. Nüüd tuleb see kõige parem osa, ma ei tea täpselt, kuidas me seda teeme, aga... Oli veel üks mure, millega ma olin küll arvestanud, aga mille ettevalmistamisega läks nii nagu alati. Sellega on see väike teema, ma võtsin kompressori kaasa, aga ma olen... mul tuli meelde, mul vist see suitsusüte jäid, et... Lähme tanklast läbi pumpame. Niikuinii pesulasse mina, väike vaha, värgid mõllud. Aga enne oli vaja saada meie masin konnaga ühtima. Ja see osutus suhteliselt keeruliseks. Vähemalt on ilus ilm selle tegemiseks. Ma ei ole mitte kunagi vist ühtegi siiamaani ei saanud peale vintsitud, aga tõenäoliselt saan see trossiga vastu tatti. Siit poolt ei tule. Günekoloogia kett algajatele. Pärast arstiteaduse 3. kursuse läbimist oli aeg katseks number 2. Okei, saime auto peale. Aga kuna see kinnitamine võttis nii palju aega, sest kaasa antud rihmad olid umbes samajases töökorras kui Vene sõjatehnika Ukrainas, siis nende igavate kaadrite vaatamise asemel võiksite saada hoopis kasulikku informatsiooni. Näiteks võiks siin olla üks mõnusa reklaam mõnele teie vahvale tootele või teenusele, sest seda oleks palju ägedam vaadata, kui neid vahereklaame, mida see videoplatvorm ise pakub. Ja muideks, meie videode vahel neid ei ole, sest me hoolime teist, oma vaatajatest. Okei, vähemasti värsketel videodel ei ole neid vahel. Kui sa vaatad seda episoodi nüüd aastaid hiljem, siis oled ise süüdi, et ei asunud meie kanali jälgijaks juba varem. Nüüd video juurde tagasi tulles tundub, et saan seal auto kinnitatud. Nii. Alati rool lukust lahti. Muidu juhtub, aga polbu asju juhtub. Mul on juhtunud. Nii, nüüd suure vaevaga masin peal. Hakkame siis oma mingi 50 kilomeetrist reisu ette võtma. Ma ei kujuta hästi ette, kui eest see läheb, aga kui ma avastasin, et Opel lekib õliga päris mehiselt ja jahutusvedeliku tase on madal ja uks piiksub. Aga ma olen optimistlik, ta on ilus päev. Mul on siin üks mees, keda te ei näe teisel pool seda. Läätse on üks mees, kes saab lükata alati, nii et pole probleemi. Läheme. Lisaks Opeli muredele arvas ka Toyots, et meie sidumiskunst on naeruväärne ja otsustas libiseda välja konna meeldivast haardest. Auto on maas, jah. Putkava. Oota, see lukust on siin all kinni. Vana p***. Mis me nüüd teeme? Esimene mõte oli ta tagasi peale vintsida. Aga see mõte ei kandnud vilja. Rihma suutsime vabastada, aga poolenisti konna peal istuvat gorillat me ikkagi kätte ei saanud. No mis see annab meile nüüd? See on s***. Aga paar geniaalset lahendust ja abimees oli mul siiski varnast võtta. Samal ajal, kui see filmid seisab selle konksu peal seal. Said haiget või? Siis on hästi.
Nüüd järgnevad kaadrid auto konnale kinnitamisest. Vol 2. Kas ma olen loll või? Või mis toimub? See ei ole väga keeruline ülesanne, aga ma ei saa see hakkama. Tšau! Kuule, mul vähe tegemist praegu. Mingid inimesed vaatavad praegu raudselt. Filmivad, ma olen TikTokis juba tõenäoliselt otsapidi. Ma läheks korvpalli, palli, pumba, nõela puhastaja abiks ennem, kui ma teeks seda iga päev. Ma ei viitsi seda tänagi rohkem. Pärast ma näitan teile, kuidas see mahavõtmine käib. See on eriti lihtne ja kiire. Stopp! Siin ma veel seda ei teadnud, aga kui te millegi pärast videot ikka veel vaatate, siis varsti jõuame sinnamaale, kus te näete, et see nii ikka ei ole küll. Peaks endale konna vastu ja lihtsalt arvitama. Tööl käima nii, et sul on kogu aeg mingi pann on täna. Nüüd inimesed üldiselt käppa nagu üldse ei viska nagu see, et jõu mees. Ma ei saa ebavi. Ülbi. Mitte midagi ei näe. Paneks selle taha konksu külge või? Ma pole siukest asja varem näinud. Aiakäru ei tohi pumbata siin, kus seda ma ei teadnud. Ma mõtlesin homme aiakäruga tulla, kas jääb ära. Löön, teen vana käsi pumba. Aga Dain, on the road again. Sõit koju läks viperusteta, aga peaaegu kohal. Ei, ikka vaja nüüd maha küll. Ja nüüd ongi paslik hetk meenutada. Pärast ma näitan teile, kuidas see mahavõtmine käib. See on eriti lihtne ja kiire. Teeme siis lühikokkuvõtte. Rihmad maha, kang välja, stange katki. Oba, said stange kätte. Palju ebatsensuurseid sõnu ja 10 minuteid hiljem käes. Ja nii lihtne see konnaga transportimine oligi. Soovitame seda kõigile autosõpradele ja muidu masohistidele. Kodus on pill. Päris kaua läks aega. Aega läks kõvasti rohkem, kui ma arvasin. Aga nüüd on siin. 2 korda tuli treila pealt maha. Ma arvan, et see oli kaameramehe sitt sooritus. Aga noh, las ta jääda. Kõik õpime. Nüüd natuke süüvime tema hingellu. Vaatame, mis tal puudu vaja. Üle ja nii edasi ja siis vaatame edasi, mis saab. Ma usun, et saame ta liikuma. Ehk siis näis, mis teeme. Aga seni, ma ei tea, vaadake meie teisi videosid ja sharing, caring, tavaline värk, subscribe, like ja kõik muu. Tšau! Ja kui sul seda videot vaadates tekkis vastupandamatu soov see auto endale saada, siis kirjuta meile. Mõtleme midagi välja. Peaks võtama ennast.